planeedil toimuvad sellised muudatused, mida on oodatud sadu tuhandeid aastaid. Ja just praegu, just sel hetkel, meie eluhetkel see toimubki. Te olete väga tõsisel ajastul, väga tõsiste otsuste tegemise ajal. Ma ütleksin nii, see on igaühe enesemääramise ja otsuste tegemise aeg. Inimene teeb ise oma valiku, mida ta tahab teha, kellega ta tahab koos olla. Jah, just praegu on selline aeg. Kristallvõre muudab pidevalt oma olekut. Kuidas see muutub? Mis paneb teda muutuma? Sakraalgeomeetria sümbolit. Kosmose energia liigub sakraalgeomeetria sümbolite kujul. Tegelikult on sakraalgeomeetria vormid kosmose keel. Ja kristallvõre võtab vastu sakraalsümboleid ning muudab nad mõttevormideks. Inimese aju võtab omakorda vastu neid mõttevorme, töötleb nad ringi, reprodutseerib ja loob teatud seisundi. Seega inimene loob ja materialiseerib neid kristallvõre sakraalsümbolite mõttevorme. Kõrgelt arenenud vaimsed isiksused, kes töötavad ja teenivad siin planeedil, aidates teid ja inimkonda, kes toovad sellele planeedile Kristuse õpilasi, ma ütleksin nii, Kristuse teadvusest lähtuvalt eksisteerib sellel planeedil nii nimetatud kristallvõre. Seda nimetatakse Kristuse teadvuse võreks, mis kiirgab mõttevorme, vibratsioone, mida Jeesus Kristus genereeris planeedil elades. See tähendab kiirgas inimkonna heaks. Esimene asi, millest on vaja aru saada, see on tervisliku eluviisi tähtsusest, terve mõtlemine, terve arusaamine elust, elu ümber hindamine ning mõista, et elu on kõige väärtuslikum asi, mis teil kõigil on. Omada õiget ellu suhtumist, rõõmustada elu üle, nautida ja tänada elu, tänada loodust, tänada sipelgakest, kes kannab okast või oksakest oma kodu ehitamiseks. Hakata ise sipelgaks ja suurendada oma planetaarset sipelgapesa. Inimesed peaksid tegelema eneseharimisega ja enesekasvatusega. Arendama endas kõrgetasemelist moraali, eetikat, ühendama kõrget moraalseid väärtused õige eetilise käitumisega ja luua seda mitte ainult enda sees, vaid ka oma peredes. See on väga oluline. Kui inimene, kellel on puhas hing, ammutab kristallvõrast teadmisi ning talle on kõik arusaadav selles elus, ta on terviklik ja rahulik ning ta ei pea otsima jõuallikat. Kõik, mida ta vajab, see on oma tervise eest hoolitsemine, arenemine, lugemine, õppimine, evolutsioneerumine, kogu maailmale rahu loomine. Kõige aktsepteerimine, mis maa peal on, aidata teisi inimesi, hoolitseda teiste inimeste eest, hoolitseda maailma eest, hoolitseda isegi sipelgate eest ja mu sõbrad kui eeskuju paljudele inimestele.